kuidas olla edukas? Küsimus, mida noorest peale sai tihti küsitud endalt. Et kuidas siis olla edukas? Mis on edu valem? Isegi raamat, mis on kirjutatud selle teemal. Rääkisin oma kogemusest 75 hard väljakutsest ja sa leiad mu YouTube'i kanalilt selle kohta pikema video. Ja tegin seda oma kaasaegse naise kogukonnas, mis asub täna Facebookis. Ja mulle hakkasid kirjutama naised, et aitäh, Annika, et sa seda jagasid. Ja järgmiseks tuli see, et ma läksin ja guugeldasin ja leidsin 75 soft versiooni. Sisuliselt on tegevused endiselt samad. Et sa pead jälgima 5 põhiasja, mis puudutab sinu toitumist, liikumist, veetarbimist, raamatute lugemist. Aga erinevus on see, et sa võid kõike teha softilt. Ja mis mõttes see soft? Näiteks liikumise koha pealt, et kui 75 hard tähendab seda, et sa pead liikuma 2 liikumist, 2 treeningut on sul päevas, siis 75 soft on, et tee 1 kord päevas 45 minutit. Midagi. Mis puudutab toitumise jälgimist, et jälgi lihtsalt mingid põhiprintsiipe. Luba endale vahepeal ka midagi muud, aga lihtsalt jälgi pehmelt midagi. Joo palju vähem vett. Mida see väljakutse siis tegelikult soft versioon ütleb sulle, et on okei olla täna seal, kus sa oled, tehes asju pehmemalt, lihtsamalt, otsides otseteesid. Ja siin ei ole see, et sinul, et sa kuidagi oled halb inimene, et sina oled kuidagi katki. Ei ole. Ühiskond on meid programmeerinud nägema, arvama, mõtlema, et me peame asju saama lihtsamalt. Seal peab olema ju mingisugune otsetee. Mis puudutab kaalu langetamist või füüsilise vormi parandamist. Peab ju olema kuskil mingi imedieet, peab ju olema mingi imeprogramm, peab ju olema mingi imeravim, mida võttes ma saan tulemused. Ettevõtlus tehes. Peab ju olema mingisugune imekoolitus. Kui ma selle läbin, siis ma olen miljonär. Mu pangakontol on 1 miljon eurot. Sest kuskil keegi lubas nii. Ma ei ütle, et see ei ole võimalik. Aga iga edukas ettevõtja, iga edukas naine, kes hoolitseb ka oma välimuse eest, ütleb sulle, et siin ei ole otseteid. See on distsipliin ja järjepidevus. Ja kui su aju täna töötab selles suunas, et ma lihtsalt otsin otseteed, sa teed omale karuteene teda kuulates ja otseteed valides. Sest see on täpselt see sama põhjus, miks sa täna oled paigal, miks sa täna oled kinni, miks sa täna ei ela seda unistuste elu, nagu sa tegelikult tahad. Sest sa räägid endale seda lugu, et kuskil on otsetee. Sa ei ole valmis võtma seda vastutust, otsustust ja valikut, et ma nüüd lähen ja hakkan päriselt asju tegema.
75 hard on hard põhjusega. Ja sina oled ka põhjusega seal, kus sa täna oled. Mingisugune pehmem softviin versioon ei ole lahendus. Sa pead olema valmis panema sisse seda tööd. Sellest inspireerituna ma tegelikult olen panemas kokku eliitnaiste armeed. Väike grupp naisi, kes on valmis ütlema, aitab. Aitab sellest keskpärasusest. Aitab sellest kinni olemisest. Ma olen valmis võtma vastutust, tegutsema hakkama ja asjad juhtuma panema. See saab olema 90-päevane teekond. Make it happen. Kui see on midagi, mis nagu sind kõnetab, siis kirjuta mulle lihtsalt. Läksime. Mina olen Annika Nilsson. Mõtteviisi ja ettevõtluse coach. Töötanud ligi 100 naisega nendel teemadel ja tuhandete naistega. Enne seda, mis puudutas lapsevanemaks olemist ja Montessori pedagoogikat. Ma ei räägi ja ei õpeta kunagi midagi, mida ma ise ei rakenda. Kui sa oled alustav ettevõtja, siis sinu suurim asi ongi see, et mis on minu kliendi lood, minu kliendi tulemused. Sina ise oled number 1 kliendi lugu. Sinu lugu ongi see sinu toode või teenus, mida müüa. Mina täna elan seda elu, kus esiteks ma olen teel. Ma juba olen väga heas kohas, aga ma ei ole veel selles õiges tipus oma parima füüsilise ja vaimse vormi suunas. Ma olen teel, et luua see eliitnaiste armee kogukond, sest me lähme sõtta või õigemini me juba oleme sõjas. Ja me ei ole sõjas mitte kellegi teise kui lihtsalt ise endaga. Sellega, mis meil siin 2 kõrva vahel toimub. Ja ma nii pikalt arvasin kogu aeg, et ettevõtlus on lihtsalt mingisugused süsteemid, struktuurid, tee samm-sammult seda, siis tuleb edu. Näed, tee siin 12 sammu, too turule oma online kursus, koolitus, mida tahetakse osta, done. Siin on see, kuidas sa saad teha lead magneti. Siin on see koht, kus sa saad teha mingi 3-päevase meistriklassi, launchida oma järgmist toodet teenust. Tee neid asju, siis tuleb edu. Natuke tuli. Aga sealt kõrvalt jäi kõik puudu see, mis toimub meil siin 2 kõrva vahel. Ja see on see koht, kus tuleb mängu ka NLP, neurolingvistiline programmeerimine. See muutis minu elu, pluss jõusaal. ma paneksin nad kokku. Liikumine ja NLP. Ja see on see, mis ma näen, saab muuta ka sinu elu ja suunda. Seega, kui sa endiselt mõtled nagu 75 soft, need on nii lihtsad, need on nii tehtavad, siis see on põhjusega, selle nimi on soft. Ja siis sa oled täpselt seal, kus sa oled alati olnud. Või isegi kehvemas kohas, sest vahel juhtub ka see, et alustad mingi softi versiooniga, motivatsioon kaob ära.
tulevad isegi mingid kehvemad harjumused, mustrid välja. Ja sa liigud oma eesmärgist veel kaugemale. Aga kui sa valid ja otsustad, ma lähen seda rasket teed pidi, hard teed pidi. Võtad eesmärgiks seda, et see ongi vaimse võimekuse treenimiseks ja testimiseks. Lihtsalt hakkad minema selle teistsuguse mõtteviisiga. Siis muutes oma mõtteid, muudad sa seda, kuidas sa tegutsed. Ja see muudab ka neid tulemusi, mis sa saad. Kui sa nautisid sellist lühivideo ja natukene pikama video vahepealset vestlust siin minuga YouTube'i kanalil, pane like, jätta võib-olla kommentaar, ütle tere ja subscribe'i ka. Tšau!